läheb lõunat puhkama. Praegu on aeg tööd teha. Praegu on teooria pärast praktika. Jaa, no see on nüüd juba natuke praktilisem. Võtame järjest praktilisem. Ei, ma räägin, et siis kui siin ära lõpeb. Siis läheb praktika. Just, siis läheb päris. See on ikkagi... Nõus. Nii palju ideid, kui sa suudad, aga rohkem kui üks. Pane kirja endale. Pane endale kirja. Väga halb äriidee. Ma oleks läbi kukkunud, nagu oleks eksami läbi kukkunud. Juba esimene ülesanne ja... See, mida me ju praegu teeme, on loovus, on ju? Selle nimi on loovus. Ma mõtlesin, et ma olen nii loov. Maailma loovim inimene. Mõelge natuke sellele harjutusel, mis meile seda tulpi vaadates tegime. See nõudis ka paradigma muutust, see nõudis ka teist pilti. Okei. Vahetad diapositiivi. Nii halvad veel ei ole, et keegi naerma hakkaks, aga okei. Keerab keegi ikka vinti peale. Ikka päriselt halb olema. Mul on tunne, et keegi hakkab veel särama täna siin. Juba tuleb. Nüüd juba tuleb. Ilus. See on alati tunnus, et keegi hakkab oma asjade peale naerma, et see on liiga rumal. Väga hea. Tanel pinguta. Su tütrekesel on juba 2 tükki vähemalt. Mõlemal on või? Ei, Tanel, sina ka ikka pead. Kätsus, palju sul juba on? 4, tubli. Kui minu naisel on 4, sul võiks rohkem olla. Ei mingi pinget. Huvitav oleks näha, mis ajus töötab, tegutseb praegu, mis seal toimub. Lahendaks nagu matemaatika ülesannet, millest mitte midagi aru ei saa. Matemaatikaõpetaja teenus, aga matemaatikaõpetaja on Eesti filoloog või Hiina filoloog. Hiinast pärit, ei oska eesti keelt. Pakub teenust Eestis. Nii 1 minut välja, siis lähme edasi. Nii, äge. Aga lähme siis, hakkame kellestki vabatahtlikult pihta. Näiteks Ilmar, kas sa kirjuta see lause lõpuni, et... Nii, ütle, mis sa siis kirjutasid sinna? Autoostu abiline, kes sulle leiab kõige kehvema ja kallim auto. Autoostu... Abiline, kes ostab sulle kõige kallim auto. Mis on kõige kehvem ka? Kõige kehvem ja kõige kallim auto. Selge, väga hea. Mis sa veel tuli? Okei, jah, üks veel. Isiklik hambaniidi tõmbaja, kes iga õhtu sa hambad üle liidib. Selge.
5 eurot ja olen kohal su hambaid niitmas. Väga hea. Nii, mis sa kirja said? No just. Ma ei ole oskanud üldse seda. Ja ma mõtlesin, et laske surnud oma surnud olla lihtsalt. Las nad mädanevad neil mahma. Selge. Selline teenus. Ei, see ongi väga halb. See ongi hea. See on hea, siis see on väga halb. Okei, nii. Mis teie leidsite? Aju keeldub genereerimas suhted mõtted, aga ma siiski leidsin, et teeks kirikusse sissepääsu taluliseks. Selge. Sõna ei toeta seda muidugi, aga See on harjutus kõigest, see on harjutus. See on kõigest harjutus. Nii, mis sina kirjutasid? Puude rent hoovi dekoreerimiseks. Puude rent hoone dekoreerimiseks. Hoovi. Selge. Mis sina said? Ei tulnud praegu. Nii, mis sul tuli? Siuksed utoopilised väikese maapere toomine, kuhu oleks saagimine. Võib ka nii proovida. Võib ka nii. Nii, mis sina said? Kuna töödekorrased on nii kallis, siis katame kõik kasvateerida teed vaibaga. Vaibaga kaetud. Kuressaare on edaspidi kõik vaibaga kaetud. Nii, mis sul tuli? näiteks aednikuteenused Tallinna vanalinnas. Aednikuteenused vanalinnas. Nii, mis sinul tuli? Raamatus on ainult mustad lehed, aga kallis. Selge. Nii, mis sul tuli? Ujumiskooli ilma instruktorita. Ujumiskooli ilma instruktorita. Need on väga halvad ideed tõepoolest. Siin on mõned kohe veel. Vaatan, saan näidata teile. Nagu öeldud, aju keeldub seda harjutust tegemast, sellepärast, et aju tahaks teha midagi väga konstruktiivset. Aga selle harjutuse mõte on tegelikult see, et meie aju teeb seda, mis ta on harjunud tegema. Ja meie ülesanne oleks natukene teda treenida. Ja miks see loovuskursus, mida ma olen nagu aastaid teinud, selles mõttes oli menukas, oligi sellepärast, et ta tegelikult sunnib su ajul natuke teistmoodi nagu mõtlema. Aga mõned lihtsalt ärideed, mida ma kirjutasin 100 ideed, ma nägin sellega vaeva 1,5 tundi. Luua ettevõte, millel pole kliente, ettevõte, mis keskendub kõigile ja kõigele, ettevõte, mis ehitab maju, mis kestavad ainult 1 päeva, ettevõte, mis otsib ebaõnnestumisi, ettevõte, mis teeb peedist pesumasinatele trumleid, ettevõte, mis seadistab pealtkuulamise seadmeid kodukasutajatele, ettevõte, mis toodab täiskasvanutele laste tooteid, ettevõte, mis teenindab ainult kõrgharidusega inimesi, ettevõte, mis teeb kasulikke sigareid, ettevõte, mis toodab pastakaid, mille tint koheselt haihtub, ettevõte, mis ostab vanu kirjutuslaudu, et need motoriseerida, päikseprillid loomadele ja nii edasi. Ma vaatan, mis see viimane oli. Ettevõte, kus tanklad müüvad inimestele mõeldud jooke. Okei, see on nagu olemas ju. Ettevõte, mis töötleb puitu bensiiniga ka olemas. Ettevõte, mis toodab mööblit, mis on tehtud Lego tükkidest. Ja nii edasi. Nii, harjutuse mõte on nüüd järgmine. Kuidas me keerame selle idee teistpidi ja ütleme, et nüüd see oleks hea? Mis ma pean selle ideega tegema? Korraks mõtle, vaata oma ideede peale. Mis sa peaksid tegema selle ideega? Selle surnutega, mis seal peaks toimuma, midagi muud? See muidu jah. Linnud saavad süüa ja tule tee vaeta. Lähme edasi, jah meelegi. Kas keegi teine tahab rääkida? See oli hea praegu. Nii, sul oli see auto, kõige kallima auto ostmise teenus on ju. Mis seal saaks teha heaks, kuidas seda sättida, et see oleks tegelikult päris hea idee? No, et ta leiab sulle optimaalse auto. Aga oletame, et on olemas selline teenus, et ma tahangi leida kõige kallimat ja ma ei tea, mingit unikaalsemat autot, mul oleks vaja, et keegi oskab spetsialiseerida sellele, teoreetiliselt on ju. Siis võib-olla seal oleks mingi võimalus olemas. Otsib sulle mingi, võib-olla kas mingit uunikumi. Just midagi sellist, mis seal Aasa hotelli sees oli, selle võid võtta. Seal oli üks auto praegu. Seal on mingi uunikum praegu maja ees. Ja, väga, väga uunikum. Tulge vaatama või minge. Piletid läheb.
piletit. Võin seda piletit. Piletit tasuta asjade vaatamiseks. Piletit tasub. See on väga huvitav idee, sellepärast, et mul oli üks tuttav, kes tegi äri like a local, nagu kohalik oli firma nimi. Enne koroonat toimis üks 6-7 aastat ja nemad viisid inimesi piletitega nagu väikeste gruppidena sellistesse kohtadesse, kuhu muidu inimesi ei satu. Ja mulle tundub, et on jätkuvalt kohti, kuhu inimesi ei satu ja näiteks viia. Nüüd seal on ka mingid ideed. Üks huvitav asi, mida ettevõtluses just ja loovuse juures öeldakse, et riches are in niches, ehk siis rikkus asub nišides. No see nõuab natuke turu suurust ka, aga teatud mõttes nišides on võimalused alati. Et kui me ideid mõtleme, siis kusagil nišis on võimalus võib-olla eristuda. Okei? Ma mõtlen, et äkki kunagi mitusada aastat tagasi tehti sama harjutust kuskil Katoliku kirikus Mindulins müümaketi. Ma kujutan ette, ja teeme kiriku tasuliseks ja kuule, aga hakkame nende pattude lunastamise eest raha küsima. See on väga hea mõte. Ettevõte, mis teeb suuri sõnu. Saate sellist ettevõtet omale lubada. Okei, nii, teeme nüüd siia samma ühe harjutuse veel. Jõulud on tulemas, on ja? Kõigil on kingitusi vaja. Mõelge üks väga halb kingi idee oma, ma ei tea, lapsele või kaasale või kellel teil vaja on teha. Üks väga halb idee. Üks väga halb kingi idee. Olgu see siis väga halb. Jõuludeks, jah? Nii, Kärdi, sa tahad alustada? Mis sa mulle kinkida tahaksid? Kingid või kleidi. Olgu, kuidas sa selle ümber keeraksid? Kuidas sa teeksid sellest, oletame, et see idee on halb, on ju, sest ma tõesti ei taha kleiti. Aga kuidas sa näed, kuidas sa heaks keerata? Kus sealt idee tekiks, mida mulle kinkida? Samet ülikonna. Alrighty. Sest aju viib kuskile, kus sa arvad, et okei, halb mõte on kleit kinkida, aga oota, kuidas sellega seotult midagi toimiks, sest ta annab alati nagu mingi väikse vihje. Nii, mis sa panid? Elamusreis aktiivse tegevusega sõjatsooni. Okay, see on halb jõulukink, aga kuidas sa heaks keeraksid? Jäta väga. Jäta veel. Ei, no mõtle. Lihtsalt mingi aktiivse tegevusega reis. Aha, see on ka päris huvitav mõte. Paintball seal nelikava. Paintball hoopis näiteks või. Nii, mis halb idee sul tuli? Panin need paberist, see joonistan pildi ja need pusled. Okei, aga kuidas selle heaks keerad? Mingi äge pusle tuleb luua. Tegelikult mitte paberist, aga korralikult. Sa teedki ise pusle. Tellid ise just ja avastus talle, mis sellest kokku tuleb. Sellepärast, et seda ei ole, seda instruktsiooni ei ole. Nagu pilti ette ei anna, aga pusletükid annad. Väga lahe. Ja üllatus on sellel, kes kokku paneb, mis sellest saab. Seal peaks andma mingi vihje, kuidas see kokku panna või et mingi loogika tuleks anda. Aha. Nii, Katrin, mis sa Tanele kingid? Mis see halb idee oli? Mul oli nagu, et ma tean, et olen nagu auto huvidega midagi, mis nagu... Seda ära võtab või? Auto huvi ära võtaks ja tikassi. Sa kingid talle jalgratta või? Aga mitte 2-rattalise või 3-rattalise? Kastiratas on alati sellele inimesele hea, kes ratast ei kannata ja kasti ei kannata. Nii, mis sul tuli? Võtan viimase. Ühtegi halba ideed. Ainult head.
üldse ei olnud, ma kuulasin täiesti passi. nii, küsin viimase ära, kas sul tuli halb idee? ei, ma tahtsin pildistada. Nii, mis sul tuli? ma panin need kodutu mehe sokk. See on halb mõte ja kuidas seda heaks keeraks? Viime kodututele sokke selle asemel, et ta kinki saab. Olgu, las ta siis jääda praegu. Söögi asemel sokk. No mõte, harjutuse mõte, see on ainult üks tehnikatest, aga millal see on eriti efektiivne on see, kui ideid tekib palju. Ja te hakkate nägema, et tegelikult halvad ideed, see, mida me välistame, see, mille kohta ütlen, see on täitsa jabur, tegelikult aju, ütleme siis nagu korrastub. Ja mingi hetk tegelikult sa hakkad tundma, et need ideed on natuke kastist väljas. Te kõik teate sellist väljendi, et mõelge kastist välja. Okei. Tegelikult teadlased ütlevad, et see ei ole väga võimalik. Et see ei ole võimalik. Thinking outside the box, mõelda kastist välja, on ühe raamatu põhiteema. Ja mida ma selles raamatus nagu avastasin, oli see, et tegelikult inimene ei ole võimeline kastist välja mõtlema. Inimene on võimeline mõtlema oma kasti piires. Ja nüüd, kui sa tahad saada natuke teistsugusemaid tulemusi, siis tuleb liikuda piiri poole. See tähendab, et oma kastis, aga tsentrist välja. Ja loomulikult, kui me räägime piiri peal kõndimisest, no näiteks keegi teeb nalja, sa ütled, ütleme, et see oli natukene piiri peal, siis see on tema kastis jätkuvalt, aga see on piiri peal. Ja nii tegelikult ka ideed sünnivad ja originaalsemad lahendused oma kastis, aga piiri peal. Väidetavalt ei saa. Väidetavalt su kast on su potentsiaaliga hästi seotud ja mitte ainult sellega, vaid ta on seotud ka sellega, kus sa elad. Keskkond tohutult määrab ära selle, mida me saame või ei saa. Nii et kui keegi ütleb, et sinu jaoks on kõik võimalik, siis tegelikult ei ole sellepärast, et keskkond määrab suures osas seda, mis on ka võimalik. Samas, kui me mõtleme, et inimesed ikkagi väga paljud vaatavad ka väljapoole ja suunavad ekspordile, see keskkond ju tegelikult ei piira. Kui sa teed seda, aga üldjuhul kipub nii olema, et inimesed elavad siis 40 või 50 aastat samas kohas, käivad käraks koolis ära, tulevad tagasi, ehk siis seal on mingi oma loogika. Aga mida rohkem sa ideid toodad, seda loovamaks sa muutud. Mida rohkem sa ideid toodad, seda loovamaks muutud. Üks koht, kus kvantiteet maksab. Ja, siin maksab kvantiteet väga-väga. Müügis on ka muideks kvantiteet oluline. Vihjete kvantiteet. Kes tahab osta, müüa, vahetada, üürida. Mida rohkem sul vihjeid on, seda parem on. Nii, aga siin on ka, jah. Mida rohkem ideid sa toodad, seda loovamaks sa muutud. Soovitan teha sellist asja nagu ideepanka ja ma ise olen teinud endal, ma pidasin aastaid blogi ja blogi jaoks pidasin ideepanka. See tähendab, et võtsin oma telefoni, võtsin siit selle kaustad ja hakkasin sinna kirjutama kohe, kui mõte tuli, millest kirjutada. Ja ühel hetkel oli see täis 7, 80, 90 erinevat teemat. Ja see pank on sisuliselt ju loogikaga, et kui on vaja, siis lähen võtan. Ja kuna aju üldiselt kipub olema laisk, ehk siis sel hetkel, kui ütled, nii, nüüd mõtleme jõuludeks kingi välja, siis on see, et ma ei tea, kinkekaart. Või tavaliselt kipub olema kõige mugavam lahendus, mis käega katsutav on. Aga panga mõte on see, et ta on juba olemas, ta on nagu varus. See aitab ka väga loov praktikale kaasa, kui sul oleks ideepank olemas. Äriideedeks, blogipostitusteks, ma ei tea, kui sa oled laulukirjutaja, siis laulu ideepank ja nii edasi. Nii, ma vaatan, mis ma siit. Näete, olge head, moodustage nendest sõnadest lauseid. Käänata ei tohi. Ja neid ei pea kõiki korraga ka ära kasutama. Käänata ei tohi võtta? Ei. Kellel tuleb, võib hakata? Ärritunud koera kuri. Ärritunud oleks keeratud, on ju? Ei tohi või? Ei. Innukas koer ei ärritu. On? No väga hea, tubli. Mis veel?
ma naudi suve, aga suve ei ole siin. Siis ei saa kahjuks. Ma lihtsalt ei naudi, või tähendab, ma Ei naudi, ma ei naudi. Okei. Ma ei ärritu. Ma ei ärritu, jah, just. Abrikoosi ärritu. Kõiki sõnu peab kasutama. Mõte on tegelikult nüüd selles, näiteks kõige loovama asi, mida keegi on siin tulnud, et aprikoskoer ei ärritu. Ehk siis koera nimi oli aprikos. See on nagu see, kuidas loovus rakendub. See on hästi teadlik tegevus ja loovusõppejõuna, mul on lihtne, seepärast, et ma suunan teid siin väga aju kasutama ja väga loovalt nagu väljendama. Aga selle mõte tegelikult on see, et kõik sellised, sa vajad enda silmade ette mingid ülesandeid, et sul loovus tööle hakkab. Sul on kogu aeg vaja mingit ülesannet või väljakutset, küsimust, mis siin oleks vaja teha. Ja miks näiteks soovitatakse inimestele, et mitte nad kannataks ühel hetkel Alzheimeri või millegi all on teha ristsõnu, eks ole. Täpselt samamoodi, see on aju jaoks kriitiliselt oluline tegevus, rakendada oma loovust elu lõpuni. Kogu aeg, kus iganes on võimalik. Aga üks vahepala, kes on pildil? Just, ja ta on siis oma teemudeli kõrval. Ja see pilt on mustvalge muideks. Ahah, kõik teavad, jah. Aga muideks, ega elu ei olnud mustvalge sel ajal. Lihtsalt pilt oli mustvalge. Aga öelge mulle, miks ütles Ford sedasi, et auto võib olla ükskõik mis värvi tahes, peaasi, et ta on must. Klassika. Ma ütlen, et vihjek. Ei, peaasi, et ta must on. Määrdub? Must värv, jah, värv. Ja pragmaatiline põhjus, äriline põhjus. Ei. Midagi sinna. Jõuame tõeni. Henry Fordi korraldusel, nagu teate, kogu autotööstus sisuliselt, ütleme siis, töö toodi inimese juurde, mitte inimene läinud töö juurde või selle asja juurde, vaid asi toodi inimese juurde, liinid, tootmisliinid ta lõi. Nimelt Henry Ford siis värvis kõik autod mustaks sellepärast, et värv kuivas 4 tundi kiiremini kõik teised. Ja see on nii oluline kiiruse juures. Sellepärast, et siis on ju võimalik kiiremini autosid kiiremini välja teha, sest ja nii edasi. Jälle hästi loov lahendus, aga väga praktiline. Ja sellepärast ongi, kui me oleme ettevõtluses ka, siis me mõtleme samamoodi, kuidas ma lahendan selle targemini ära. Kuidas ma toon siia mingi lahenduse, mis säästab raha ja annab kliendile kiiremini näiteks mingi tulemuse. Jälle loovus, mida ma selleks kasutasin, on ju. Loovust saab rakendada alati läbi küsimuste. Kui sul on vaja mingit tulemusteni jõuda, siis alusta alati küsimustest. Hästi palju küsimusi. Kipub olema nii, et inimesed tegelikult küsivad natuke liiga vähe küsimusi. Võiks rohkem küsida küsimusi. Kuidas seda teha, kuidas sinna jõuda, mis see on? Ja need sunnivad samamoodi, ega see ei tähenda, et teine peab vastama, sa võid ise ka vastata. Minu meelest Jeesus kasutas samamoodi väga loovat neid asju, küsis, et aga mis sa tahad? Ma pean siis mõtlema, mis ma tahan. Nii nagu ma eile tõin näite selle, et armsad koguduse liikmed küsisin, aga sõnasta oma palvesoov. Ütle see välja, mis sa tahad. Täs ma siis mõtlen, mis ma tahan. Mida raisatakse, millel on potentsiaali, äriideedeni jõudmine näiteks läbi küsimuste. Sul on vaja jõuda kuskini. Mis väsitab sind? Mida peaksid tegema, et teeniksid rohkem raha oma praeguses töökohas? Päris paneb mõtlema, mis ma peaksin tegema. Tegelikult peaks koguduse tasuliseks tegema. Pileti hind. Ja, selge. Nii. Milliseid loovaid ideid on sul uute toodete või teenuste jaoks? Kuidas vähendada kulusid, tõsta tootlikkust? Kuidas paremini oma teenust või tooteid teistest eristada? Millist uut toodet on turul vaja? Kuidas suudaksin müüa 20% rohkem? Mida teevad konkurendid kehvemini? Inimesel on selline asi nagu struktureeritud kujutlusvõime, mis tähendab seda, et kui mina ütlen, et palun joonistage maaväline olend, siis 80% sellest siis uurimusest, mida Michael Michelacco läbi viis, joonistati täpselt siukseid pilte.
no väikse erisusega, aga sellised pildid on tavaliselt. Kuidas saab olla, et 80% need olid sajad ja sajad üliõpilased joonistasid täpselt selliseid pilte? Keegi pole näinud maavälist olendit. Sellist. Mitte keegi neist polnud. Siis osad tegid E.T. või E.T. vaata selline sellest filmist ja mõned tegid molluskeid hammastega, ilma kõrvadega ja aastate jooksul ma olen ka läinud üliõpilasi tegemas seda väga erinevaid kujusid. Aga selle nimi ongi struktureeritud kujutlusvõime, et meil on mingisugune selline, ütleme, Jumal on loonud nii, et see, mida sa oled näinud, seda sa suudad ette kujutada. See, mida sa oled näinud, seda suudad ette kujutada. Ja sellepärast, kui sõna ütleb, et see, mis puudutab uut taevast, uut maad, te pole selle peale tulnudki. See ei ole võimalik, sest sa ei ole seda ette kujutanud. Nii et meil on struktuurne ettekujutlusvõime, ta on piiratud, inimesel on ta piiratud, ei ole võimalik, mis on huvitav näiteks filmide puhul, on see, kuidas filmid vahest profeteerivad tulevikku. Et kuidas 20 aastat tagasi mingi film, mis tehti, on 20 aasta pärast, reaalsus. Ja selle üle on päris palju arutletud, et siin on mingit sükest mustrit. Star Trekid või telefonid ikkagi juhtunud. Olid küll, jah. Nii, mis te arvate, mis on pildil? Mees, kes on pildil, on Otto Friedrich Rohweder. Aga mis on pildil? Mis te arvate? Siin on üks masin, seade, siin ei ole kassat. Ütlen ette, siin on võib-olla kehva näha, siin on leib. Ja see on leiva viilutamise masin. Jaa. See on nüüd siis midagi, mida siis eelmise sajandi alguses siis Otto Friedrich Rohweder leiutas. Ja nimelt oli mure selles, et leiva paksus oli noaga lõigates erinev. Ja see väga häiris inimest. Tegelikult iga viil peab olema kõige paksusega. See nali oli see. Aga ühesõnaga leidis äri sellele. Sa leiad midagi, mis on turul olemas, midagi, mida pakutakse ja sa lood sellele täienduse. Olemasolevale leiad täienduse. Kuidas seda parandada? Esita väljakutse siis olemasolevale. Nüüd on teie ees selline mees nagu King Camp Gillette. Härra Gillette on siis professionaalne leiutaja. Ja kõige tuntum toode tema siis valikust on Gillette. Ma olen vaadanud seda pilti, siis mõelnud, kas te kujutate, et annate Gillette'i oma beebi kätte? No see on nagu halb, aga nii ta tahtis öelda, et see on safety razor. Vaata, see on turvaline. No stropping, no honing, Gillette safety razor. Ja mis on huvitav selle protsessi juures, kuidas ta jõudis sinnani, oli see, et kuidas aabetati ennem seda Gillette'i? No aga just, nagu ka täna tegelikult kasutatakse. Siis tema otsis võimalust, kuidas luua ühekordseid, ütleme siis seda ühekordset ja kiiresti kasutusele võetavat siis Gillette'i nuga sisuliselt, jah. Ja ta tegi seda harjutust, kirjeldab seda avastamise protsessi ja seal ta kasutas küll erinevaid tehnikaid, loovtehnikaid, võttis tähestiku ette, hakkas tähestiku taha kirjutama iga asja taha mingisugust nagu võimalust, kuidas saaks teha. Ja lõpuks ta jõudis ikkagi selleni, et okei, see ese või see asi, see peab olema väga terav. Ja sõna terav hakkas tal kummitama. Terav, metall terav. Kuidas ma saan selle metalli teravaks, mis mul selleks vaja on. Ja kirjeldab siis seda protsessi, kuidas ta jõudis mingisuguste plaatideni ja kuna arusaadav oli see, et eesmärk oli leida siuke kaasaskantav, kiire, ühekordne, siis, või põhimõtteliselt ühekordne, siis selle kaudu ta leidis siis selle lahenduse. Aga ta avastas erinevaid asju. Ta oligi professionaalne leiutaja. Terviseks. Nii, kellel oli selline asi? Aga kellel oli CD-ga selline asi? No, Tanelil oli. Sul oli ka. Tanelil oli kassetikas ka. No võt see on kõva mees.
Nii, härra Sony asutaja ja mitte asutaja, president toona käis ringi sageli kontoris, et vaadata, et millega siis tegeldakse. Ja kuna alguses oli selline, ühesõnaga, need projekti, põhimure oli Sonyl see, et kuidas müravabalt, ennem kui ütleme siis Walkman tuli, diktofon, et kuidas müravabalt salvestama saada. Nad said, see oli väga hea. Aga ajal, kui see leiutati, oli küsimus selles, et muusikat kuulati peamiselt ikkagi makkidest. Ja makid olid väga tülikad kaasavõtmiseks. Ja Sony president toona reisis väga palju ringi ja tema põhimõtteliselt andis oma ettevõttele enda vajadusest lähtuva. Ma tahan midagi, mida ma saan kaasas kanda juba reisida. Nii et sealt 50, 60, 70 hakati juba massiliselt reisima mandritega vahel ja Sony siis juht toona, see, kuidas Sony jõudis siis Walkmanini, oli läbi isikliku vajaduse. Sul on mingi isiklik vajadus, ütled, et ma tahaks midagi sellist, mul oleks seda vaja, seda pole olemas, tehke mulle. Sest valdavalt olid makid siis siuksed, et õla peal käidi nendega. Kui olete näinud, et see aeg on tagasi? See on päris huvitav. Enam õla peal ei ole, aga nüüd on nagu seljakotis mingid kõlarid ja siis käib täpselt sama tümm käib siuke. Et ei midagi uut. Nii, isiklikust vajadusest lood midagi, mingi loovus, mida sul vaja on. No see on ka teile tuttav pilt või? See on Michelangelo Taavet. Ja kuidas Michelangelo jõudis selle Taaveti kujuni, oli läbi selle, et see sama kivi, millesse siis on tahutud, oli ennem juba üks teine kuju. Aga ta käis seal ringi nendes katakombides Michelangelo ja kuna kivi oli kallis, ei olnud seda niimoodi, et võtad lihtsalt mingi kivirahnu ja hakkad tegema, siis üldjuhul tehti vanu asju ümber uueks. Ja väidetavalt ennem ilusat Taaveti kuju oli see kole Paulus. Ja siit tuleb see loovuse idee järgmine. Te näete midagi, mis on praegu vana ja kole ja taastate selle uueks ja loote läbi selle väärtust juurde. Kinnisvaras on see flippimine, võetakse vana korter, tehakse väga ilusaks ja müüakse vaheltkasuga edasi. Luuakse väärtust juurde. Aga elus üldse, väga väärtuslikud on täna need inimesed, kes suudavad vanu asju taastada, neid ümber luua ja on need siis jalgrattad, mida saab ju korda teha ja anda neile elu sisse, on see siis mingisugused muud tehnilised vidinad. Näiteks Tallinna ja Tartus on ju tohutu suur tootmine nüüd tehnika taastamine. Telefonid, arvutid, kõik remonditakse ära, aga massiliselt. Ja nemad ostavad tuhandete kaupa telefone ja arvuteid sisse. Ja see on väga-väga suur äri. Väga suur äri, nii et taastavad siis vanu seadmeid. No nii, veel üks, siin on teile Ambari Orali poolt ja tegemist on siis esimese elektrilise hambaharjaga. Ja kuidas selleni siis jõuti oli see, et periood oli selline, kus pandi kõigesse elekter sisse. Täna pannakse kõigesse, mis asi sisse? Internet. Teil riietes veel ei ole interneti kellelgi? Ma arvan, mõne aasta pärast on kas riided on internetis kellelgi, aga juba, mis on jalanõud, on küll internetis. Nike on loonud praegu uued mudelid, mis siis ventileerivad ja hoiavad siis puhast õhku jalas ja samal ajal siis ise kõndides ka laevad. Aga selles mõttes, ja siis ka seda, kuidas sa astud, seda monitoorib ja vaatab, et kas su jalg on ikkagi nagu õigesti. Ja nii, ma ütlen äge, varsti meil on... Aga okei, tuleme siia juurde. Siin siis selline lugu, aga kas te ise kujutate ette elektrini hambari? Võtad selle hambarja ja siis paned pistikusse ja nüüd pistad suhu. Et see väga kaua lendu ei läinud, sellepärast, et inimesed tegelikult väga ei tahtnud seda elektrit suhu pista. Aga see on näide lihtsalt sellest, et kui toimub mingi buum mingis ajas, siis tegelikult siis luuakse ka midagi kõik, otsitakse, ma ei tea, kuhu elekter panna ja hea näide on hambari.
Nüüd selline loovusnäide, et kuidas veel kord tõsta millegi väärtust. Tegemist on siis kullast sõõrikuga, kullatatud sõõrikuga, kullatatud pitsaga. Need on siis reaalselt mitte küll Eestis kindlasti, aga loovuse mõttes on see siis tegemist, sa võtad midagi ja lisad sellele radikaalselt palju väärtust. Väga, väga, väga palju väärtust. Kas keegi teist on söönud $5000 burgerit? No kindlasti sa ütleksid, aga mina ka ei ole. Aga New Yorgis on siis restoran, mis siis müübki ainult burgerid, mis maksavad $5000. Äriidee on siis, sa võid ju küsida, mis väärtus on siis. No loomulikult kõik materjalid on väga head, kõik koostisosad on suurepärased, teenindus on üle võlli, aga loomulikult lihtsalt, et luua siis selline kellelegi, kes väga hindab mitte ainult hamburgerit, vaid ka staatust, siis nendel on siis see võimalus. Aga äriidee mõttes on, et leiad midagi, millele lisad palju väärtust. Tema ju donatseid see restoran ei loo, tema lisab sinna kulda ja siis keegi väga tahab süüa kulda. Mina ei taha. No, mina ei taha. Jah, just. Halb äriidee. Kullatud €5000 burgerid Kuressaares. Ma arvan, et see tähelepanu saaks ikka väga palju. Ja tead, mis on kõige parem, kui sa suudad päriselt ühega maha müüa? Ai, see on esimene asi. New York ja Kuressaare lennud alustasid. Loovuses on selline asi siit üleval väikselt, ma ei tea, miks ta nii on mul. Ei ole vaja õiget vastust, vaid on vaja erinevaid vaatenurki. Ettevõtluses, loovuses, millised on erinevad vaatenurgad? Me kipume jääma ühe vaatenurga juurde kinni. Ja siin ongi vaja, mida Jumal oma ilmutuse kaudu annab pidevalt. Ta teeb ju seda, sama on ju loogika, kui sa loed Jumala sõna, siis vaatenurk muutub. Aga seda Jumala vaim teebki, ta tahab, et meie vaatenurgad nagu muutuksid, et me saaksime rohkem Kristuse sarnaseks, aga meie oleme kuidagi, saarlane nüüd jäärapea ei ole ju, ega ju. No eestlane üldse pole jäärapäine, eestlane on üsna õnneks paindlik, hästi avatud kõigele. Meie vaatenurgad on alati hästi avatud, aga seal ongi see probleem, et meil on väga keeruline siis ka avastada ilmutust, sest kui meie oleme kinni piltides, ma ei räägi sellest muutumatust tõdedest, ma räägin kinni siis oma piltides, siis Jumal tahab kindlasti seda lammutada. Aga siin on vaja öelda, et Jumal, ma ootan ja igatsen uut ilmutust. Uut vaatenurka asjadele. Kuidas ma saaksin, ma ei tea, võtame selle sama asi, et kristlane on hädas näiteks oma sissetulekuga. Siis Jumal hoolitseb selle eest, et ta saaks hakkama ja saaks olla õnnistuseks perele ja kogukonnale, siis ta ju annab sulle ka uue vaatenurga. Ja see vaatenurk tuleb sulle tavaliselt kellegi teise kolleegi või inimese poolt, kes ütleb, investeeri juhtimisse, või ütleb sulle midagi, mis aitab sul, nagu see rabi ütles sellele poemüüjale, kas sa võiks hakata naeratama rohkem. Sina pead neid asju tühiseks, aga Jumal ütleb, nende kaudu ma hakkan ehitama sulle midagi, mida sul on vaja. Vot nii väiksed inimestena me oleme natuke väiklased, aga Jumal on nii armuline suur isa, kes siis õpetab meid läbi nende väikeste ägedate asjade. Sul pole midagi kaotada, kui lihtsalt lisada olemasolevale vaatevõrkasid, aga võita palju. Nii, ma vaatan, teeme ühe harjutuse veel, siis ma hakkan vaikselt kokku tõmbama ja vaatame, mis siia lõppu veel teeme. See on lihtsalt veel üks harjutus, sõnasta enda väljakutse. Reasta eelarvamused, esita väljakutsele oma põhilistele eelarvamustele, keele eelarvamused tagurpidi. No näiteks, väljakutse Hewlett Packardile anti ülesanne, see oli General Motorsile, General Electricule, nüüd täpsustan, General Electricule, anti ülesanne EKG masin teha nii väikseks, et see mahuks seljakotti. Ja sel hetkel, kui tal anti ülesanne teha EKG masin,
oli EKG masin suur seade siis selles ruumis. Ja seal anti üks ülesanne veel, see peab töötama akude pealt. No põhimõtteliselt, kui see seade või see ülesanne anti, siis öeldi, et noh, esimene väide tavaliselt selliste asjade puhul, see on võimatu. Seda ei saa teha. Muideks nagu hästi etteruttavalt see on olemas ja miks seda taheti oli see, et nii Indias kui ka, eriti just Indias, nendes piirkondades, kus ei ole elektrit ja need on tohutud piirkonnad. Ja siis seal ei saa arstiabi peaaegu mitte keegi ja seal surdakse väga sageli just südamehaigustesse ja südameprobleemidesse, aga mitte mingisugused seadmeid ei ole, sul ei ole võimalik arste või haiglasse viia. Kui ma ei eksi, siis oli nii, et 80-ndatel näiteks Mumbais, Indias, oli ainult väga piiratud, väga väike arv kiirabiautosid. See on erakätes muideks seal. Seal oli vist brigaade, oli, ma ei tea, selle miljoniste linna peale lihtsalt kümnetes ainult. Noh, see on nii keeruline olukord. Ja sõnasta enda väljakutse on, kuidas teha EKG masin seljakotti akude baasil. Nii, noh. Reaalste eelarvamused. Esimene eelarvamus, see on võimatu. Seda ei saa teha, sest seda tehnoloogiat ei ole olemas. Millist tehnoloogiat ei ole olemas? No neid seadmeid, seda. Siis eelarvamus veel, et noh, see muutub liiga kalliks, keegi ei suuda osta ja nii edasi. Ja need paned kirja. Ja seejärel küsid, olgu, mis siin saab teha sellega, selle eelarvamusega, sellega. Ja niimoodi eelarvamusi ükshaaval ümber keerates jõuti lõpuks sinna, et see seade on olemas ja tehtud. Ja peaaegu kõiges, mida Jumal inimesele väljakutsena esitab, on esimene vastus alati, see pole võimalik. See on nii tehnoloogias kui ka selles, mida Jumal tahab, et me teeksime siin linnas, mida me teeksime oma peres, mida me teeksime oma elus. See pole võimalik. Aga mäletate, me alustasime seminari sellega, et kui Jumal vaatab inimest, siis tema näeb suguvõsa. Tema näeb sugupuud. Kuigi meie ütleme, et kuule, kuidas see võimalik on, sellisest inimesest ei saa ju. See on kole väikseks jäänud. Ma võin seda rutakalt öelda kiiresti. Tagurpidi eeldused. See on selline harjutus, kus sa ütled, et restoranidel on menüüd kirjalikud või suulised. Restoranid võtavad toidu eest raha. Ja tagurpidi eeldus on see, et restoranidel ei ole menüüsid, ei kirjalikke ega suulisi, restoranid ei võta toidu eest raha. Öelge nüüd mulle, kuidas see restoran toimib, mis ärimudel oleks. Restoran, kus ei ole menüüsid, kirjalikke ega suulised, kuidas see toimiks? Mis tal siis oleks? Nii, üks kindel toit, okei, mis veel? Buffet, okei, mis veel? Mega äge kokk, kelle toit igaüks, mida iganes ta teeb, seda kõik kuni söövad. Okei, niimoodi, et tuleb, mis tuleb? Nii, väga huvitav, hoopis teised kontseptsioonid ju. Meie arvame, et igal restoranil peab olema menüü kirjalik või suuline. Kuidas sa saad muidu tellida? Nii. Mingi asukoht on. No võt, nüüd lähme sinna, see restoranile menüüd võib olla ka ju see, et kokk tuleb ja ütleb, suuliselt ütleb, et mul on täna kala. Kes tahab kala, saab kala. See on suuliselt, jah. Tuleb siis, mis tuleb. Restoranid võtab toidu eest raha. Restoranid ei võta toidu eest raha. Jälle supikööt. Nii. Lauda istumise tasu. Okei. On, jah. Mis võimalus veel on? Selle eest, et inimene paneb nendele sotsmeediasse selle toidupildi üles, peab ta maksma selle eest 30% juurde. Väga huvitav idee. Selle harjutuse mõte täpselt see ongi. Sa ütled eelduse, keerad tagurpidi ja siis vaatad, mis annaks teha. Näiteks võib ju ka niimoodi, et see keskkond on mingi meelelahutuslik. Maksad selle meelelahutuse eest, aga söök on hinna sees. Või keskkond, ruum on näiteks nii motiveeriv, nii ilus, et selle eest maksad, aga toidu eest näiteks ei maksa. Nii, vaatame, mis siit veel. Lihtsalt üks näide on siin, alternatiivid on provokatsioon. The kosher taco on selline söögikoht.
No kes teab, siis koššer on juutide pühatoit ja halal on islamiusuliste pühatoit. No ja takodel ei ole midagi pistmist juutidega. Aga sa paned kokku ja siis luuakse selline kontseptsioon, see on natuke provokatiivne. Alexander Graham Bell on tuntud mees kui telefoni leiutaja, aga tegelikult ta leiutas ikkagi kõige esimesena kuuldeaparaadi. Ta oma naine oli kurt. Ja ega see elulugu lugedes, see on päris karm elu, mida ta elas. Suures osas vaesuses ja kõik, aga vähemalt kella leiutas. Või kuuldeaparaadi leiutas ja siis telefoni. Kui ta leiutas telefoni, siis oli see probleem, et helistada sai ainult oma võrgu siseselt. Ja Ameerikas oli 600 erinevat võrku. Nii et kui oli siis keegi, kes oli võrgus number 582, siis talle helistada ei saanud. Ja operaatorid omavahel koostööd ei teinud. Et ise kujutad ette, et kuidas see käis, keeruline. Siin on selline nagu Haapsalu ärimees Ville Jakobson on kunagi teinud sellist asja nagu Wilson Light. Ma ei tea, kas ta seda edaspidi ka teeb, aga ta kunagi tegi ja mind inspireeris see lugu. Nimelt ta tegi siis seda, et ta küsis küsimuse, mida inimesed imetlevad. Ja siis ta ütles, nad imetlevad katedraalides neid vitraaže. Ja siis ta mõtles, et aga ta teeb siis nende vitraažidest sellised valguskastid. Sest iga üks, kes koju tuleb ja näeb sinu kodus sellist valguskasti, küsib, mis see on. Jälle väga loov lähenemine. Nii, ja siit hot-dogi rajaja Antonio Feucht-Wagner. Ja tegemist on Austria ärimehega 30-ndatel. Ja põhiteema oli see, et kuidas serveerida vorsti. No mis te arvate? Esimesed ideed, mis tal oli, serveerida vorsti valgete kinnastega. Ja ta tegigi seda niimoodi, et inimesed võtsid valge kinda ja võtsid selle vorsti, panid natuke ketšupit peale, siis sõid. Aga probleem oli selles, et see kinnas määrdus, kindad pidi väga palju olema ja kindad olid kallid. Ja see ise kujutad ette natuke ebamugav ka. Seejärel võeti kasutused taldrikud. Taldrikutega mure oli see, et need peab pesema. Ja ka ei õnnestunud. Ja ühel, nagu ikka, nii nagu ka avastati, või ütleme, kuidas Eiffeldi torn jõudis, ütleme, paberile, tegelikult salvrätile köögis, köögilaua taga, nii ka selle lahendus oli köögis leiutatud. Et kuidas me ikkagi saaks inimestele süüa teha või vorsti pakkuda, siis samal ajal keegi laua peal lõikas saia lahti. Paneme saia vahele siis. Ja tekkiski võimalus siis just ühekordne pakend vorstile. Nii, ma siit, aga okei. Millega ma siin lõpetan, see on põhimõtteliselt see, kuidas valideeritakse ideid. Muideks kõige parem võib-olla näide on teile see, et kulli ja kirja meetod on. Piibliski on seda täitsa olemas. Viskad kulli ja kirja ja siis saad selle teada. Minu teada ka on olemas, jah. Nii, kallid, ma tõmban siit kohe otsa kokku, vaatame, ma panen siit viimased slaidid teile ette ja siis saame vaadata, võib-olla teil on mõni küsimus. Aga selle viimase osa mõte oli see, et loovus on väga praktiline. Ja mis on see, mida ma saan meie loojast aru, on see, et looja on meid loonud oma näoliseks ja see tähendab seda, et looma. Me oleme loodud looma ja looma head enda ümber ja ehitama inimsuhteid. Ja mulle väga meeldib selline raamat nagu The Business Secrets from the Bible. Ja see on Rabbi Daniel Lapini raamat.
ma olen kindlasti väga palju ideid siit ka laenanud. Teine, keda ma väga meelsasti järgin, on Miles Monroe, kahjuks ka juba igavikus, aga kirjutab väga palju just potentsiaalist. Kahjuks eesti keeles on need raamatud selles mõttes kättesaamatud, et need on inglise keeles ainult. Aga mida Lapin siit välja toob ja mida ma tahaks lõppu jätta, on see, et on see 3 dimensiooni, mis on muutumatud. Me elame nii muutuvas maailmas, et meil kogu aeg tekib tunne, et oi, mis nüüd tehnika, loovus, Elari taevas, ma ei jõua neid kõiki asju järgida, ma olen kogu elu ja see võib tekitada teatud segadust, aga mida mina usun siiralt on see, et Jumal ei külva segadust ja tema vaim on mõistliku meele vaim ja ta tahab, et me oleksime selge mõtlemisega. Nagu natuke nagu kadunud pojad, kes tuli mõistusele. Ja ma selle seminari ja nendega ka alati nagu tahan lihtsalt nagu rõhutada, et kuulge, tuleme mõistusele. Et nagu Jeesus oli ka nii otsekohene, et see, kes varastab, ärgu enam varastagu. Tule mõistusele. See, kellel raha on vähe, pingu tööle. Need on niisugused liiga lihtsad vastused, ma tean. Aga mõned asjad, mis on muututud. Esimene asi, mis on muutumatu, on see, et Jumal on muutumatu. See on esimene asi, mis on alati olnud aegade algusest nii ja on ka aegade lõpuni nii. Teine, mis on praegusel hetkel muutumatu, on inimene. Inimene on inimene. Täpselt seesama. Ja kolmas, mis on muutumatu, on loodusseadused. Ja ma tean, et talupojad suutsid kuidagi vähemalt 2 nendest kinni hoida. Said aru, kes on inimene ja loodusseadused. Jumalaga oli neil oma suhe. Pearul ja Andresel oli keeruline Jumalaga. Aga need 3 asja on muutumatud ja nendes asjades on alati nagu kinni, saab haarata kinni, nendesse asjadesse saab nagu sisse vaadata kui midagi, mis on nagu paigas. Ja meie loovuse kasutus puudutab siis enne kõike muud, tehnoloogiat, teadust, meditsiini. See on see, kus me opereerime. Ja meil ei ole täna ju nagu, Arvestades seda, et need on paigas, siis meil tuleb kusagilt alustada või jätkata. Ütleme, suures osas te ju täna jätkate kuskil, teete midagi. Võib-olla mõni teeb restarti, aga suures osas me jätkame. Ja ma käisin 2 aastat tagasi ühe tore Soome pastori juures, kes mul on selline nagu isa eest, aga sõber ka. Sepp on ta nimi ja ma olin 2 päeva Seppo juures ja teate, ma läksin sinna, ma läksin väga segaste tunnetega. Umbes nagu tead, mul on väga palju probleeme, Seppo. Nüüd ma alles räägin, ma rääkisin. Sepp on väga paikne mees, paar aastat tagasi ta abikaasa lahkus, suures osas ta ongi oma üksik korteris ja kuulab, ta on hästi tore kuulaja. Ja ta kuulas ja mina rääkisin ja siis lõpptulemuses ta ütleb mulle ühe lause ainult. Kui sa praegu midagi otsustada ei saa, siis sa ei saa. Kui ma ei saa millegi üle otsustada, siis mul ei ole millegi üle otsustada, siis ma ei peagi otsustama. Ja mulle tundub, et see, mida ma teile jätaks, on sama, et sa saad alustada ja jätkata sealt ja sellest, mis sul on. Kõik. Kasuta seda, mis sul on selleks, et saada mis südames. Alusta seal, kus sa oled. Nii, sellest piisab. Teiseks, pühendu protsessile, mitte lõpptulemusele. Pühendu protsessile. Pääste on 3-tahuline. Pääste on kõigepealt uuesti sünd, siis on pääste, mis on protsessis või pääste ja siis on lõplik pääste. Meie oleme selles protsessi päästes praegu, kes siin oleme. Ja selles protsessis Jumal uuendab meid, annab meile võimalusi, parandab meie karakterit, kui me seda tahame, ja aitab meil teha paremat tööd ja olla paremad tema siis tööriistad. Ja siin läheb meil sageli see segamine, et me tahaks väga selle lõpptulemusele keskenduda. Saaks juba tulemuse kätte. Oleks juba käes see päev. Aga unustame, et tegelikult protsess on kõige olulisem osa sellest. Sest selles protsessis ta valmistab meist need, kes saavad igavikus ka valitsema. Ta ütleb, et ta paneb linnade üle mõned. Mille järgi?
No selle järgi, kuidas me siin siis valmisime. Mõne paneb ta mitme linna üle, sest ta oli väga ustav selles, mida ta kasutas. Ja kõige viimane slaid. Kogu selles protsessis me kogeme nii nagu iga teine piibli tegelane läbikukkumist. Mõni päev ei ole kohe üldse vend. No tõesti ei ole. Mõni vend ei ole ka vend. Mõnest vennast ei saa aru. Mõni vend hakkab õeks. Igas segadusi on. Ja see ebaõnnestumine on nagu midagi, mis tuleb alati sel hetkel, kui Jumal tahab hakata sind millekski eriliselt valmistama. See on nagu eriti tunnetad seda kohe. Aga see ei ole kunagi lõplik, vaid see on midagi, kus Jumal ütleb, ma tahan, et sa kogu aeg edasi liigud. Nii et ma nagu võtan kokku selle mõtte, mida ma olen nende 2 päevaga öelnud, on see, et meil on vastutus kõigepealt iseenda ees, sest Jumal on meile selle vastutuse andnud. Ja meil tuleb seda maski iseenda ette panna, seda hapnikumaski. Ja ma südamest usun, et Jumal on õnnistanud teid selle pärast selle 2 päeva jooksul juba, et te olete hoolinud juba ka iseendast. Ja see ei ole isekas tegevus. Sest see on lasta Jumala vaimul ennast kasvatama hakata. See ongi investeering. Ja teeme seda igapäevaselt edasi, mina omal tööl, sina omal tööl ja võib-olla ühel päeval saame jälle kokku ja saame nagu selle diskussiooni jätkata. Aga seniks siis ärme lase oma tujudel võtta ära seda, mida Jumala vaim on nagu öelnud, et hakka tööle. Läheme tööle. Teeme tööd. Ma teen sellise ettepaneku, et me veel palvetame. Siin on ikkagi usklikud inimesed kohal, suures osas. Ja Jumala vaim on tegelikult mitmele inimesele, ma usun, juba midagi nagu andnud ka, mille eest ka palvetada. Ja et kui sa tahad eraldi palvetada, siis me võime palvetada praegu. Ja ma võtakski selleks aega, meie peame poole tunni pärast ära sõitma, aga ma pühenduks hea meelega palvele, sest nüüd ma võin siia öelda, et ma olen näinud ja me oleme oma peres näinud, mida Jumal teeb ja see on väga, väga võimsad. Taneli Katsini lood on võimsad, mida Jumal on teie peres teinud. Kärt ei saanud, minu abikaasa ei saanud lapsi. Ja ma ei tea, kas te teate, et laste saamiseks on vaja munarakke. Aga kuna oli endometrioos, siis 4. astme, siis see tähendas seda, et munarakud eemaldati 95% ulatuses. Munasarjad, aitäh kallis. Munasarjad. Ja olengi tavaliselt nii öelnud, ütleks asi. Ja siis, kui me abielusime, siis leiti Kärdil ka neerust üks tükikene. Ja ootasime, et kas see on healoomuline või halvaloomuline kasvaja ja palvetasime, et see võiks olla kindlasti healoomuline. Aga siis tuli teade, et see on halvaloomuline kasvaja, neeru peal. Ja siis arst ütles meile ka midagi sellist, et nüüd on oluline, et te rasedaks ei jääks. Ja siis me ütlesime selle peale, et sellega ei ole muret. Sellepärast, et lapsi me ei saa. Ja kuna me olime kuidagi nagu ka arvamusel, et Jumal meid hirmsasti karistab kõigi meie pattude eest, mis me teinud oleme, siis sa võtad kõik selle vastu, et olgu, lase siis järgmine tulla. Aga sellega juhtus hoopis selline lugu, et ühel jõulu hommikul või valge lumi oli maas, Kärt kodus minestas hommikul 4 ajal, kiirabi viis ära ja kella 6 ajal ta kutsus mind järgi ja autosse istudes, kus ta pisarad voolas, ütles, Elari, mu sees on üks beebi. Iga arst, kes on Kärti läbi vaadanud, on küsinud, kuidas on võimalik teil lapsi saada, see ei ole võimalik. Ja siis sündiski Taani ja Philipp, aga samal ajal oli neeruvähk. Me läksime arsti juurde, ütlesime, et nüüd on juhtunud see lugu, mis ei tohiks juhtuda ja selle nimi on, et me ootame beebit. Või Kärt ootab, mina olin lihtsalt osaline. Aga tuleb välja, et hoopis pühavaim oli. Ja siis on selline lugu, et on selge, et see neer tuleb eemaldada. Aga kuidas sa raseduse ajal neeru eemaldad? See on omaette küsimus. Kuidas see beebile mõjub?
ja toimuski aprillikuus, kuskil aprill või märts-aprill toimus operatsioon, Kärt lõigati siit siiani lõhki ja meil oli selge teadmine, et neer eemaldatakse. Ennem oppi oli veel kokkuleppe selles, et teda kindlasti peaks opereerima kristlasest arst, üks väga hea arst. Vahetult ennem seda öeldi meile, ei, ta ei lõika. Teid lõikab hoopis doktor Zirel. Okei. Me olime segaduses, mõtlesime, kuidas see on, aga me usaldasime Jumala kätte ennast, oma pere ja oma väikese poja. Ja selle tulem oli see, et neeru ei eemaldatud, vaid see, mis oli siis olnud neeru peal, selle veresoone peal, see oli kärbunud. See võeti ära. Ja 10 aastat hiljem, 12 aastat hiljem, ei ole Kärdil mitte mingit vähki, mitte midagi, mitte mingit ilminguid. Ja tänu issandale veel 2 asja, sündis veel 2 last. Nüüd sellega ma lihtsalt ütlen, et kuidas mul on võimalik ja meil on võimalik teisiti elada kui üksnes Jumalale, sest ta on nii palju imesid näidanud. Meie tütar sündis 27. nädalal ja ta oli ema ihus suremas. Aga pastor Oolius helistas sünnituse ajal. Pastorid, ärge helistage sünnituse ajal. See ei ole õige koht rääkimaks koguduse liikmetega. Ja ta ütleb, et ma tean, et see on kõige ebasobivam aeg, aga te peate Jeesuse nimel tühistama selle arstide poolt öeldud 20 tundi hakkab kestma teie sünnitus. Meil oli peas see 20 tundi, 19 minna, 18 minna. Kärdi sees jäi vaikseks. Mis toimub? Arstid võtsid kiiresti ja viisid Kärdi ära. Tuli välja, et tema siis oli see nöör oli ära kukkunud. Ainult 5 minutit veel ja ta oleks olnud surnud. Ja meile sündis imeilus tütar Rebecca 27. nädalal ja ma kirjutasin sellel päeval ühe loo, et Jumal andis meile kartuli, aga koortega. Sellepärast, et see edasine oli ka üks õudne haiglas olemine. Kärt elas 3 kuud haiglas ja see kõik, kuidas me hakkama saime. Ma tahan veel kord öelda, kuidas ma saan mitte teda teenida, sest ta on nii hea. Ja ma kutsun üles kõiki teid sellesse imede Jumalasse rohkem ja rohkem armuma. Elama talle, tegema oma tööd maksimaalselt hästi, alustama ärisid, viima edasi seda, mida me teeme, et finantseerida seda kuningriiki. Amen. Paletame, jah? Okei. Ja et meil on võimalus seda koos sinuga avastada. Püha vaim, ma palun, et sa avaksid meie võimsad silmad nägemaks seda, mis on olnud peidus. Jumal igaühe elus, kes siin on. Jeesus, et läbi püha vaimu, et tuleks esile see, mis sina oled meisse pannud ja mida sina meilt ootad, Jumal. Kui siin on inimesi, kes veel ei ole leidnud oma täit kutsumist või otsivad oma potentsiaali, siis ma palun, et oma püha vaimu läbi iga päev avaks ühe väikese pusletüki. Jumal, et see võiks saada sinu juhtimisel suureks pildiks. Jeesus, ma tänan sind, et sinuga elu on midagi nii erilist. Ja sina tead, kes me oleme. Sina tead, mis eesmärgiga me siin oleme. Igalühel on siin oma eriline eesmärk, oma kutsumus ellu viia. Ja me palume, et sa juhiksid meid selleni, me võiks täiel määral teenida sind, et see, mida sina aegade algusest oled ette näinud läbi meie sünnid, Jumal, see võiks sünnida. Jumal, tuli meie iseloomu selleks, et me oleme valmis muutumisele, me oleme valmis selguse valust, me oleme valmis sinuga koos oma iseloomu laskma lihvida. Jeesus, et sina oled kutsunud, Jumal, selleks on väga palju saaksid sellest ennast.
Jumal, sa saatsid oma ingli Maarja juurde ja ütlesid talle, et ta jääb pühast vaimust rasedaks ja toob ilmale poja. Ja Maarja küsis selle peale, kuidas see saab juhtuma ja ta ütles, et püha vaim tuleb su üle ja kõige kõrgema vägi. Ja siis ütles Maarja midagi sellist, mulle sündigu sinu sõna järgi. Jumal, olgu see tänane ja eilne meie ühine seminar, midagi sellist, mille kohta me saame koos öelda. Jumal, kui sa panid mu sisse potentsiaali, siis nüüd sündigi see sõna järgi. Et kui sa oled öelnud, et ma olen õnnistatud, kui sa oled öelnud, et ma olen üles tõstetud, ma olen loodud sinu näo järgi, siis sündigu ka selle sõna järgi. Ja kui ma olen elanud oma elu kõveraks, kui teadlikult, tahtlikult, siis issand, täna ma ütlen, et rohkem ei taha, nüüd panen risti alla. Nüüd tahan issand elada sulle ja ma panen su armu abi selles. Issand, aita mul elada seda elu sellisel viisil, et see tooks au üksnes sinu nimele. Issand, ma panen kõrvale kõik need asjad, mida ma ise olen enda kohta öelnud. Ma olen enda kohta öelnud, et ma olen saamatu, väike, ma ei ole hea, ma ei oska midagi. Siis Jeesus, ma tänan, et ma võin täna öelda, et ma oskan ja ma saan, sest sina oled minuga. Sinu vägi on minuga. Sinu püha vaim aitab mind. Ma ei ole üksi. Ma ei kuulu isegi endale, ma kuulun üksnes sulle. Issand, ma tahan praegu korrastada seda mõtet, et ma olen korra isegi mõelnud, et mandid on minu oma. Issand, et Jeesuse nimel. Ma ütlen, need on sinu omad, Jeesus. Need on sinu antud ainikuule. Ma saan nendega teenida, ma tahan paremini teenida. Issand, kui keegi tõesti minu kätte palus, igatseb selgemat kutsumust. On siin keegi praegu, kellel on just kutsumuse osas vaja selgust. Okei. Jah. Püha vaim nii selgelt on välja toonud. Teie sees olev potentsiaal on ühendatud teie kutsumusega. Te teate seda. Ära karda on Piibli keskne sõnum. Ära karda. Ära karda. Ma olen sinuga. Vaata, ma olen sinuga olnud maailma algusest alates. Püha vaim nägi ema jõus sind, mis tähendab seda, et see kutsumus on olemas, aga see on teie potentsiaaliga seotud. Jumal, ma tänan, et sa ilmutad veel juurde. Kui keegi on alustanud midagi täitsa uut, täiesti uut, on keegi alustanud, meil uut oled täiesti uut, okei, täiesti nullis, okei. Siis siin see sama sõna, mis tuli Maarjale ka teile. Maarja oli neitsi ja neitsi tähendab, et ta pidi tegema midagi esimest korda. Neitsi on keegi, kes ei ole seda ennem teinud, ei ole ennem sünnitanud. Sa oled alguslikus. Ja see on midagi väga ilusat, mida Jumal teeb inimese elus, kui tuleb uus algus kuskile. Siis ta saadab just oma ingli, oma sõnumi ja ütleb täpselt õiged asjad, ütleb seal. See, milleks ma sind olen kutsunud, on selleks, et minu poeg saab austatud. Pühendage selles uues etapis. Nüüd mida tegema hakkate, minu poeg saaks austatud. Sest kuningriik käib nii, et sa otsid esiti kuningriiki ja siis kõik muud. Jumala kuningriigis käib nii.